tere tulemast tagasi mu kanalile, nagu ma eelmises videos ütlesin, siis täna me lendame Pariisi ja mina olen Katriin Huu, võid mind Instas follow ida. See video on tehtud koostöös Chaneliga ja Chaneliga koos ma siis reisin Prantsusmaal 4 päeva. Kõigepealt me läheme Pariisi, täna on suht vaba kava, ma kavatsen, kui mul on hotellis vann, olla vannis ja minna võib-olla Pariisis vintage poodidesse, sest eelmine kord, kui me käisime Hendriga, mis oli ka Chaneli reis, siis me vaatasime rohkem linna peal ringi. Homme me läheme rongiga Biarritzi, mis on Pariisi või Prantsusmaa läänekaldal. Seal peaks olema 20 kraadi ja seal on erinevad siis tegevused Chaneli poolt planeeritud ja täna on ja homme ja ülehomme on ka erinevad dinnerid ehk siis väga busy järgmised 3-4 päeva tulevad ja 4. päeval ma tulen tagasi Pariisi lennukiga ja siis ma olen Pariisis ja siis ma lendan tagasi Kopenhaagenisse. Ja praegu ma olen ka Kopenhaagi lennujaamas, ootan oma lendu ja juba see hommik oli nii hektik. Ma tulin seekord üksi, eelmine kord ma käisin Hendriga. Üksi tulles, kui on mitu rasket kohvrit ja ma pidin need kuidagi nagu kõigepealt saama rongile, siis metroole, siis lennujaamani. Kogu see kohvrite tassimise draama oli juba, võttis nii palju aega ja ma ei olnud arvestanud sellega. Siis lõpuks ma täiega jooksin siia, sest et ma arvestasin aega nii valesti. Ja murdsin juba esimese küne ära, ma ei saa aru, kas see on, mul on enda küned, aga kas see on alati, kui ma lendan ja lähen kuhugi reisile, siis ma suudan seda teha ja nüüd ma juba võtan teadlikult künevili ka, sest ma tean, et see juhtub. Ma ostsin endale väga suure kohvi ja Joe and the Juicy võiku, kui te kunagi peaksite Skandinaavias reisima, siis Joe and the Juicy võileivad on nii head. Ma ilmselt teen sellest mitu videot, sest ma ei usu, et kogu kõik see schedule, mis mul seal on, mahub ühe video sisse ära. Aga jaa, ma arvan, et sellest tuleb üks ülituus koostöö ja ma ikka veel see ei mahu mulle pähe, et ma teen mingi nii suure firmaga rahvusvahelist koostööd. Ja, that's big. Ma ei saa aru, kuidas mina olin see inimene Eestist, kes nendeni jõudis, aga ma olen hästi tänulik ja see on tõesti nii äge. Ma ei tea, see on lihtsalt nagu väga privilegeeritud võimalus. Kui sa oled kuulanud mu podcast'e ja tead, kust ma tulen, siis see on isegi minu jaoks nagu veider, et mul on nii-öelda plaanis kirjas, et 2 tunni pärast, kui ma maandun, siis mul peaks see autojuht vastas olema. Nagu, jah, see on crazy. Mul ei lennuk tund aega hiljaks ja ma väga loodan, et see autojuht on ikka veel siin, sest ma ei tea muidu, kuidas ma linnas on. Ma jõudsin hotelli. Vannituba on väga puusi. Ma isegi ei tea, mis stiil see on Art Nouveau või. Ei tea nii palju, Hendri kindlasti teaks, mis stiil see on. Ma kavatsen siin terve õhtu olla. Oot siuke. Princess treatment juba praegu. Ja see teine hotell Biarritzis on veel hullem või veel crazy. Ma panin Sandro jakki, siidist bluusi, valged püksid ja baleriinad ja no one will see, et see mu jalg on tegelikult ära teibitud. Ja kott ka. Ma lähen nüüd Chaneli butiikist, ma olen seal aeg bookitud. Need on päris nunnud. Ma otseselt ei plaaninud seda, aga ma mõtlesin, et kui ma tulen siia ja mulle midagi väga meeldib ja see on miski, mis on nii ajatu, et ma kannan seda väga kaua, siis ma võin endale ühe kingi teha. Ja see võib kõlada väga, ma ei tea, veidralt, sest ma olen üsna frugal, aga samas nendes olukordades ma alati mõtlen seda, et ma olen nii palju aega pannud selle alla, et sotsiaalmeediasse panustada ja samas teha kõrvalt täiskohaga tööd ja käia ülikoolis. Natuke ebanormaalne tegelikult, aga aeg-ajalt tuleb ka ennast kiita selle eest. Ja ma tegin seda seekord niimoodi. Ma arvan, et sihukest ostude puhul, mis on üsna kallid ja kui see on üldse võimalik elus või kui elus on sellised nii-öelda privileegid, siis ikkagi mina alati mõtlen läbi seda, et kui tihti ma tegelikult neid asju kannaksin ja kui nii-öelda mitmekülgsed või versatile need asjad on
et need kingad on sellised, mida ma kannaks tõesti ükskõik mis outfitiga, need sobivad kõigega kokku. Mental note selle osas, et ma kulutasin ebanormaalselt palju raha. Ja samas ma olen öelnud alati, et tuleb olla financially frugal ja ma ikka veel arvan seda, aga ma arvan ka seda, et aeg-ajalt tuleb endale kingitusi teha from me to me. Lihtsalt niisama. Lähme alla. Ma tulin, panin midagi soojemat selga ja viisin oma koti koju ja nüüd ma lähen otsin kuskilt mingi bageti ja olen super turist, sest mul on veel 2 tundi aega enne kui mul on dinner. Täpselt see, mida mul vaja oli. Pole mitte irooniline, et ma istun üksi Pariisis keset täiesti suvalist kohvikut ja söön šokolaadifondüüd. This is how you have to live life. Vaatad tänavale. Elu on hea. Ma olen nii õnnelik. See on nii äge. Ja, et see on ka nii hea. Perfektne. See on nagu perfektne Pariisi kaader praegu. Või kõige pariisilikum asi üldse, mida ma teen ja ma täiega naudin seda. Minu arust Pariisi puhul on crazy see, et sa võid olla nagu väga luksustänavatel ja käia luksushotellides ja siis sa tuled nendest hotellidest välja ja inimesed telgivad tänaval, siin on ülipalju prügi. Selles mõttes mulle meeldib võib-olla Kopenhaagen palju rohkem, sest Pariis võib-olla tundub romantiline, aga tegelikult siin on ka väga palju näha seda, kuidas ühiskond on kihistunud. Ai, piinlik. Tavaliselt sihukeste ürituste puhul, kui ma täpselt ei tea, kui pidulik see on, siis ma teen niimoodi, et ma nii-öelda panen endale sihukese outfiti, mis on poolpidulik. Ehk siis näiteks ma panen valge triiksärgi ja mustad püksid ja mingid pidulikumad kingad. Ilmselt ma panen need uued Chanel'i kingad nüüd. Ja siis on täpselt see, et kui inimesed kannavad kleite, siis see on ikkagi piisavalt pidulik ja kui nad on casual, siis sa võid sellest casual asja teha. Ja siis ma tavaliselt võtan 2 põõri kõrvarõngaid kaasa ja vastavalt sellele pidulikkuse tasemele vahetan neid, kuigi näiteks need pärlid, mida ma igapäevaselt kannan, on täpselt samamoodi väga elegantsed ja sobivad ka pidulikule üritusele, ehk siis võib-olla ma isegi ei pea seda tegema. Ja meigi mõttes ma teen täpselt samamoodi. Ma teen sellisel hetkel endale nii-öelda nagu pooliku cat eye või musta lineriga mingisuguse veits rõhutatuma meigi, aga samas ma ei tee mitte midagi näiteks lauvärvide või mitte midagi sellist, ehk siis silmad on natuke tumedamad, aga nad ei ole ka samas ülipidulikud või mingisugune 2016 glam look. Et see on ikkagi minimalistlik ja siis tavaliselt vahet ei ole, kas siis inimesed tulevad kleitides või nad tulevad casuali, siis sa justkui nagu fit in'id sellesse seltskonda ja lihtsalt võib-olla oled väga classy ja elegantne. Aga see töötab igas olukorras, ehk siis tavaliselt ma teen niimoodi ja ma arvan, et ma teen täpselt samamoodi seekord ka. Ma tegin endale Dysoniga need curtain bagsid korda, aga ma ei ole päris kindel, kas ma tegelikult need siia ette jätan. Võib-olla ma panen nad peitu ja panen lihtsalt kruni taha. See on väga kiisune look. Killer make. Ma ei mõelnud seda niimoodi teha, aga teed endale nii-öelda lineri ülemise osa ja siis siit alt, mis on sisenurga poole, on ülemine laug tumeda triibuga tehtud, aga alumine on tehtud valge või sädelevaga. Ja siis ta nii-öelda balansseerib silma ära, aga muidugi see oleneb ka silmatüübist. Aga see on see, kuidas ma tavaliselt seda meiki teen. Look at this cuties. Kas te olete kunagi Dysoniga särki triikinud või? Sest ma vist hakkan seda tegema. Kuna see on jama ja I need to fix it. Ja ma saingi Dysoniga selle sirgeks. Super. Kell on 12:30 ja ma lõpuks tulin restost tagasi. Lihtsalt ma ei filmi väga sellistes kohtades, sest kõik inimesed ei taha olla videotes. Oli tore. Väga palju uusi inimesi sain tundma, kes on siis kas Chanel'i poolt või siis
ka erinevaid influencereid ja pressiinimesi, see oli väga äge. Tavaliselt need dinnerid ongi sellised, et sellised, seal on siis väga palju erinevaid inimesi erinevatest riikidest ja väga huvitav on nendega rääkida, sest loomulikult neil on hoopis teine elu ja nii edasi, et ühesõnaga see oli väga vahva. Ja nüüd ma ei jõua ära oodata, et minna siia vanni, nii et ma teen seda. Aga minu arust see meik täna tuli super välja. Peaks rohkem tegema seda. Kuidagi sobib mu silmakujule väga hästi ja mis te arvate sellest tumedamast värvist? Ma hiljuti värvisin neid. Aeg-ajalt mul tuleb siuke tuju ja siis ma värvin oma juuksed tumedamaks. Tegelikult mul on siuke oranžikas heledam toon. Aga jah, praegu on siuke talvevaib ja mõtlesin, et see on cool. Ma lähen nüüd vanni ja siis naudin seda hotellivoodit ja homme me läheme rongiga Biarritzeni, et see you then.